No tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevustest taksondusest. Niisugune haruldane päev, millal ma alustan. Täna on esmaspäeva hommik ja kell on 3, läheneb 3-le. V90 on valmis pandud, linn on sinnapoole ja ma arvan, et võib alustada. Nii et ühinege minuga ja lähme varovime saada esimese tellimuse. Nonii, esimene tehtud, lennujaam, nagu ikka, summa muidugi mõttetu, 3.53. Aga sõitu oli ka 5 minutit. Leian, et siit ei ole midagi oodata. Nii et põrutame tagasi linna, turvavöö peale ja üks hetk, turvavöö peale ja järgmist tellimust jahtima. Mis siin öelda, ega rõõmsalt ei lähe siin midagi. Praegu tegime ka sulara otsa, tegin ära, et pidi olema 5, tuli 30, ühesõnaga. Ei saanud ka sealt mitte midagi head. Pidin šoki saama. Tavaliselt ma hoian rahakoti taskus, seekord ma otsustasin nagu omast arust välja panna rahakoti siia keskkonsoolile. Ja nüüd hakkasin vaatama, 2 klienti olen teinud ja vaatan, et kordi rahakott on läinud. Mõtlen, mine perse. Kas tõesti see pere, kes lennujaama läks, pani mu rahakoti pihta ja see on väike laps, selles mõttes nagu täiesti normaalsed inimesed, ei saaks nagu öelda, et ei lõpuks kuradi avastasin siit ukse ja selle vahelt, et kuradi fucking taskud on nii jamad, et lendas sealt välja, õnneks kõik on hästi. Mis ma veel tahan öelda? Ongi, 3.30 on praegu, põhimõtteliselt pool tundi oleme teinud tööd. Muidugi ei olegi oodata, et siin mingi hullult hakkab nüüd viskama, aga ma arvan, et mõne aja pärast. Et kuskil varsti hakkavad lennujaama otsad pihta, nii et võib-olla saab midagi natukene paremaks ja juurde teenitud. Seega jätkame, mis siin ikka, ega see esmaspäeva hommik ole selline, et ühest küljest nagu suvalisi siin eriti ei satu, et peaksid olema lennujaama omad, aga praegu nagu sattus. Okei, jätkame. Nii, tundub, et ma pean hakkama autot vahetama. Mis siin ikka, Vedasin just siin ühte kampa, kes peolt tulid, 1 mees, 2 naist ja mingi 10 minuti pärast sain uuesti samalt aadressilt sain tellimuse ja samad naised tulid välja, nüüd ilma kutita. Istuvad autosse ja kurat ei mäleta, et sõitsid minuga reis. Volvo on sellega on õhta, enam keegi ei mäleta, et kurat selline ilus auto reis kuradi vedas. Nii et midagi teha ei ole, tuleb hakata, ma ei tea, S-klass vist ostma või midagi taolist, et nüüd meelde jääks naistele, et kuidagi peale läheks. Aga see selleks. Me jõudsime Viimsisse praegu, tulin Uberiga 7-11 kilomeetri eest. See on siuke nadi, aga praegu siia hommikusse sobib täiesti. Siin ma nüüd olen olnud tükk aega, aga ega ma siin ei saa kauaks jääda. Nii et lähme siit Magala rajoonist minema ja uuesti kesklinna poole. Ei osanud oodata, aga Bolt andis siit samast Viimsist tellimuse. Et ei pidanudki kaugele kesklinna sõitma ja sõit läheb kesklinna, see on väga meeldiv. Nii et meil on isegi õnne natukene täna, nii et lähme toome kliendi ära. No nii, kell on 3. Või 3, kurat, mis ma räägin. Kell on 6 hommikul. Tulime siia mingisse hoonesse, tõime töölised ära praegu ja mis ma öelda oskan, ega siin midagi lõbusat ei ole. Tegelikult isegi ütleks masendab on kõik. Jämedalt, mis jämedalt, kurat, 25 eurot on teenitud 3 tunniga.
ütleme niimoodi, selle raha eest oleks parem juba kodus istunud, aga noh, kuna mul oli tegemist, tähendab, mul on tegemist, ma pärast võib-olla isegi näitan teile, et mul on tegemist siin linnas, ma pean olema suht varakult linnas, siis ma mõtlesin, et miks ma ei või siis tulla juba taksot sõitma, et mul ei oleks nagu mugav sisse sõita või tulla linna, kodust tulla linna, kuna sel kellaajal, kui ma pean siin olema, on ikka juba suured ummikud. Seega võtame seda kui õppetundi, et ei ole mõtet tulla nii vara siia linna. Või vähemalt, no mitte praegu, pühapäev vastu esmaspäeva vara hommikul ei ole mõtet siia tulla. Okei, sellega on selge. Võib öelda, et tegelikult on aktiivsemaks läinud. Äpid tulistavad juba tihedamini kui enne seda. No see ongi loomulik, et inimesed juba hakkavad minema tööle ka, et tellimusi on natukene rohkem, et konkurents nagu läheb lahjemaks. Nii, no see selleks. Ma ei teagi, kuhu siit liikuda. Tõenäoliselt lähen vaikselt Mustamäe poole. Ja siis edasi. No, nutune on siis. No nii. Nii näid pane normaalseks kaamera. No nii, Laagri Rimi on Laagri või, jah, vist on Laagri Rimi. Ja tulime siia siis tellimusega Mustamäelt siia, mingi vist 8 euro eest. Aga no ikkagi, siin mitte midagi muutu. Praegu seisuga väidetavalt põleb kesklinn. Aga mul on tunne, et see on petlik. Ta tahab lihtsalt meelitada siia meid. Sest ühe korra ma juba läksin selle õnge ja nii kui ma hakkasin lähenema, see Pärnu viadukti juurde hakkasin lähenema, siis ta juba pani mulle, et siis ta kustus ära kõik. Mul on tunne, et see on see sama. Et vist ei ole isegi mõtet sinna kesklinna sõita, sest Boltis ei ole midagi seal. Boltis on niimoodi. No, mõnda aega ma veel püsin siin laagris, aga kui midagi ei tule, siis Mustamägi, ma võtan sinna suuna ja proovime, noh, kuna mul on kell 8 ma pean olema ühes kohas, siis proovime seal Mustamäel vedada, kesklinna prooviks mitte sattuda, aga ma ei tea, kas see õnnestub. Muidugi on veel boonus ka, kui meil nüüd 7-9 õnnestub boonus ära teha, siis natukene läheb paremaks, aga no, mitte drastiliselt. Need numbrid on ikka väga nutused. Tea küll, läheme teeme siin väikse tiiru ja sätime ennast laagrisse ära. Ja nii, Mustamäelt tulime bussijaama Kümpsi eest tulime bussijaama ja praegu seisuga siis on vaja, nagu ma aru saan, veel 3 sõitu teha. Ma ei tea, kas üldse näitab või näita. Ei, ühe olen ära teinud, jah, et 3 sõitu veel teha ja siis on 9 eurone boonus ka käes ja siis nagu tundub, et mingi numbrigi vähemalt saime kätte sellest päevast. Aga noh, olgem ausad, ega enne tuleb ka need 3 tellimust kätte saada. Jah, et enne tuleb need 3 tellimust ka kätte saada. Lennujaam põleb hästi. Lennujaam põleb. Aga ma nüüd ei teagi, võib-olla Boltiga ei saagi siit, kui ma bussijaama saan, võib-olla sealt ei saagi tellimust, sest seal on mingid ootealad. Ma kunagi olen proovinud neid ootealasid, mulle eriti ei meeldinud. Aga ma tean, et inimesed taksojuhid ikka istuvad. Vaat, et ma ei teagi, siit bussijaama siin kesklinnas, ma ei tea, kus liikuda, et see ei olegi vist mõtet kuskile kaugele liikuda. Jääme lihtsalt ootame.
No nii, sõbrad. No nii, sõbrad, olen lõpetanud tänaseks. Lõpetasime kell 9. Numbrid toon teile siia välja. Masendav, see oli masendav, midagi teha ei ole. Üle 100 kildi oli sõidetud ka. Nii et tänan, et vaatasite mind ja järgmise kohtumiseni.